8:15 hommikul ja päiksetõus. Hommik algas kergete miinuskraadidega ning mina ei ole ikkagi veel oma köhast jagu saanud. Nii et alapalavik, iga hommiku 33,2 kraadi, mis on midagi uut. Vererõhk on jõhkralt tõusnud minu mõistes. Minu vererõhk on tavaliselt niimoodi, et on 105 on 100, 90, 95, 100 on ülemine ja alumine on kuskil siis 85, 90. Pulss oli siuke 85 vist ja täna eile on olnud vererõhk 130 ehk siis minu jaoks nagu ülikõrge. Ja enesetunne on ka tänu sellele olnud siis väga räbal ja ei ole olnud hea olla. Nii palju siis tervise koha pealt. Aga oleme vahepeal siis valmis saanud siin oma talvised seiklused, et käisime siis detsembris ja isegi vist veidike jaanuarist sai käidud siis mööda Eestimaad ringi ning üles võetud üks tore peresaade Talvine Eesti ning hakkasime siis seda nüüd YouTube'i üles panema kanalile siis Imeline Eesti, nii et see on siis meie esimene niisugune pilootprojekt siis ja Imeline Eesti kanal, sinna hakkab siis tulema sellist sisu, kuhu siis või mitte kuhu, vaid sellist sisu, mis siis Eestimaa peal head toredat toimub ja nii suvel kui sügisel ja üldse. Nii et kui sa jälgi, mine, tšekka, vaata, viska pilk peale ja hetkel siis oleme sinna pannud juba 3 esimest niisugust episoodi. Käisime Alpaka farmis ja siis käisime Angelika Mahetalus külas, Lootvina nendes peegelmajades, mis on puu otsas. Isegi ei teadnud, et siin Põlvamaa kandis on niisugune koht, imeilus koht ja väga tore niisugune elamus. Nii et nemad saavad oma teise majaga nüüd valmis, ma sain aru, kas siis kevadel või vastu suve hakku või igatahes väga äge kogemus oli tõesti ja kes ei ole käinud, mine, üliromantiline, võtta oma lähedane kaasa ja mine viska pilk peale. Ja täna siis juba postitan uue episoodi siis, nii et Imeline Eesti YouTube'is ja mine tšekka, vaata, et niisugune tore ja humoorikas ja hoogne niisugune saade. Ja saadet juhib siis meil siis Jaanika. Nii et Jaanika on siis Lämmi laulja ja väga niisugune armas ja tore saatejuht ka sai valitud, et ise oleme väga rahul, nii et mine tšekka. Igal juhul ilusat algavat päeva sulle. Mina lähen teen nüüd ühe tassi kuuma teed ja proovin selle kurgu kuidagi korda saada, et äkki siiski õnnestub kuidagi normaalsesse elurütmi ja temposse tagasi kuidagi saada. Jaa, kaal on ka kukkunud. 102 olin vahetult enne reisi ja reisid tulles on 98, nüüd on 96, nii et see on positiivne. Et kui see muidugi nüüd vedelike arvelt ei ole, et gripp on ju niisugune asi, mis kurnab keha ja võib-olla tuleb kaal tagasi. Aga igal juhul jah, ilusat päeva sulle ja muidu jään siia edasi jutustama. Tšau!